kes ütleb, et kuule, vaata see, kuidas naised käsi käib. Kuidas mees tõuseb püsti. Vabandust, sa jäid pildi peale praegu. Näitame siin ainult naise kätt ja mehe seda selgrolüli. See näitamine tähendab siis seda, et mida sa lauses kirjutad. Ja kohe langeb ära see probleem, mis pakana valgus selles ruumis on. Ja see tegi minu töö nii palju lihtsamaks. Mul on üks inimene juures, kes ütleb, mida me kirjutame, mida me näitame. See, mis sa räägid, on tegelikult hästi ju avameelne ja lahke, sellepärast, et ega kirjanikud väga ei räägi oma nagu asjadest, mis neid ju aitavad. Ja sageli võib-olla isegi ei oska sellest seda sõnastada, aga sa sõnastad väga selgelt oma abi. See on ju väga hea meetod. Kuidas sa selleni jõudsid? See, mida sa kirjeldad, minu meelest on väga huvitav ja ma tean küll, et kui sa kirjutad, sa visualiseerid tegelasega see, et sa viid selle tõesti, sest lugedes, mul jälle mõte hüppas, lugedes mul tegelikult hakkas tekkima ka mõte, et see iseenesest võiks olla vabalt selline, mitte Netflixi nii pole, aga ta on tegelikult seriaali lugu ju juba joos olemas. Et kuidas sa jõudsid selle meetodini, see on ju haruldane ja väga nagu priima ja väga hea ja vahva meetod. Ma jõudsin selleni elu sunnil, et mu mõlemad lapsed on sündinud selle romaani kirjutamise ajal. Ja see igapäevane rutiin oli see, et ma kantsetasin päeval lapsi, panin nad õhtul magama ja siis läksin teise tuppa kirjutama. Aga need unetunnid olid niigi hõredad, et ühel hetkel ma lihtsalt enam ei jaksanud ja mul oli vaja mingisugust meetodit, et kuidas ma saaksin kirjutada või seda lugu edasi arendada ka siis, kui ma näiteks beebiga jalutan. Ma ei saa samal ajal kirjutada, aga mul oleks vaja, et kuidagi see dialoog peas jookseb või et töö käib nii-öelda. Ja jalutades saan ma küll kuulata, et mida näitlejad ütlevad või kuidas nad liiguvad, istuvad. Et see, ma ei mäleta, kuidas see nagu, või mis hetkel ma nagu tundsin, et nüüd ahaa, et see on see meetod, aga kuidagi ta niimoodi kujunes. Suur kunst on romaani alustada, suur kunst on kirjutada nii-öelda valmis, aga kuidas sa jõuad lõpuni ja just nimelt sinu teose puhul on lõpp ju see, mis on mingis mõttes nagu kongilöök. Ta hästi lõpetab selle loo ja nagu suur talent on öelda, et kui Arno jõudis isaga koolimajja ja sellised algused on haruldased. Ja ka selle loo algus on haruldane, lugu läheb käima, aga samuti on väga nagu suur oskus lugu lõpetada, nii nagu sina seda teed. Igasugune õppe, et kui sul on algus olemas, siis sul tegelikult on ka lõpp olemas, et lõpp peaks olema kuidagi alguse peegeldus. Et juhtub midagi samasugust, nagu juhtus alguses, et kui sa oled poole peal, ma ei taha seda öelda, mis see lõpus on. Aga või kui sul on olemas lõpp, et ahaa, ma tean, kuidas see romaan lõpeb, siis sul on olemas algus. Ma muidugi lõppu vaatasin, sest mul on selline kriminaalromaanide lugeja, mul on häiriv komme alati lõpust alati ära vaadata, mis hetkel lõpus toimub. Aga tõsi, see ma tõesti nagu visuaalselt nägin lõppu, ega ma tõesti ei tea, kuidas sinna jõudi. Aga siis ongi, et kui sul alguses putka põleb, siis ta peab põlema ka lõpus. Ja need asjad, mis vastu putkat visatakse ja katki lähevad, need peavad olema katki ka lõpus. Et küsimus on selles, et kuidas seda kõike kujutada niimoodi, et see ei ole nagu läbinähtav või et siin on nagu seda võtet kasutatud või aga heades raamatutes, heades filmides
tavaliselt lõppon alguse peegeldus. Üks keeruline asi tegelikult kirjanduses, tänapäeva Eesti kirjanduses, mida alailma küsitakse, mida me tegelikult alati kõikidel aegadel küsitakse, et miks tänapäevast rääkivaid romaane on nii, neid võiks öelda, neid võiks olla rohkem. Samas sina oled nüüd kirjutanud tänapäevast rääkiva romaani, mis tuleb tänasesse päeva välja. Aga oskad sa öelda, miks on nii, et meil on lihtsam minna kirjutama kas või näiteks küüditamisest või Von Focki aegadest, Harku mõisadest või et kas see on näiteks see probleem, et see on autori enese jaoks nii kuidagi nii veel nagu lahti, liikvel või on näiteks ka see probleem, et kui sa kirjutad tänasest päevast, siis kohil on välja mingid tüübid, kes ise selles näiteks konkreetselt selles börsigraafis raha kaotas, siis hakkavad sulle rääkima, et see tegelikult ei olnud nii, nagu sa väidad. Ja miljon pisiasja, mis tekitavad vaidlusi. Aga ma küsisin nende tüüpide käest. Nii. Ja täitsa oldi valmis rääkima, et kuidas tehti kinnisvara arendus 90-ndatel või 0-ndatel ja tegelikult ega sellest börsigraafist nagu eriti juttu ei ole, et seal ühes lauses keegi ütleb, et jah, mingi raha jäi kuhugi panka, aga seal oli mingi asi, mis sa ütlesid. Detailid ja muidugi asi on see, et miks ei saa sellest nagu kirjutada? Miks on keeruline? Keeruline kirjutada. Ma olen kirjutanud näiteks 18. sajandi teise poole Preisi kaupmeestest. Ja ma ei ole küll ajaloolane, aga ma püüan leida nii palju allikaid kui võimalik. Ja teinekord neid allikaid on üks või kaks. Ja ega see ei ole ka selline teema, millest keegi midagi väga palju teaks. Et lihtsalt istu ja kirjuta. Aga lähiajaloo puhul, jah, üks asi on see, et neid teadjaid ja arvajaid on hästi palju. Samas kõik on nagu natuke liiga värske, me ei tea, kuidas asjad lõppevad. Aga minu õnneks meie kõigi kahjuks meil oli koroonakriis, mis see oli nagu kakestus, et on maailm enne ja nüüd on see maailm, milles me praegu elame. Ja see oli nagu katkestus või lõpetus, mingisuguse peatüki nagu kokku-lappimine. Ja see maailm, milles me praegu elame, see ei ole nagu maailm 2019. Et üldiselt 2019 poodides olid müüjad. Ja ma ei mäleta tollest ajast, et oleks olnud kohvikuid, kus ei olegi nagu teenindajaid, et sa ei saagi muidu tellida, kui sul on vaja nutitelefoni, et QR-koodi skaneerida, eks ole. Et see maailm on muutunud, ta on praegu teistmoodi, et see nagu koroona andis mulle mingisuguse tunde, et aha, see peab on läbi, ma saan sellest kirjutada. Kuidas sa tunned ennast praeguses maailmas, mida sa kirjeldasid läbi kohvikute ja poodide, aga see maailm, mida me praegu näeme ju mingisugustes küpses ka koroonal vähemalt konkreetselt kuskil Valdai kõrgustikul või kuskil Naarga ääres, sest üks vene mees istus oma punkris ja luges vene ajalugu ja mille tagajärjel on siis need sündmused, mis praegu aset leiavad, et see on ju see, mida me praegu sööme, on ju koroonaaegse asja tagajärg. No ta on mitte ainult koroona, ta on ka majanduskriisi tagajärg, et see majanduskriis ei jäta meid mitte kuidagi maha. Eelmine aasta oli selle Mario Draghi raport sellest, kuidas Euroopa Liidu majandusel läheb ja Euroopa Liidu majandus istub endiselt seal 2008. aasta alguses. Et tegelikult nagu arengut ei ole olnud, samas tehnoloogiline areng on meeletu ja lihtsalt Hiina ja USA lähevad meist mööda. Ja see samamoodi on see, mis meie igapäevaelu kujundab ja mõjutab. See, mida sa räägid, tekitas mul jälle sellise mõtte, et kui palju sa saad oma kolleegide kirjanikega rääkida näiteks Draghi raportist, Hiina majandusest ja USA asjadest.
sest mulle tundub, et sa oled majandusele kõva käpp või kindlasti kõvem käpp kui keskmiselt või kui näiteks mina, sest mul on see börsijutt, kõik on olnud selline väga kauge teema, mida ma loen ajalehest aega, Rein Silgi mingid karjatud, et sa oled, kus sul see huvi, see ei ole tavaline huvi, ütleme sellise kirjutaja, loomilise inimese kohta, kelle huvi on kirjandus, teater, film, ajalugu, et see ei ole päris tavaline või on? Võib-olla ei ole tavaline, teisest küljest minu selline noore täiskasvanu ikka jõudis kätte koos majanduskriisiga. Et ma läksin Tartu Ülikooli semiootikat õppima, sest aastal 2005 tundus, et kui sa õpid semiootikat, siis sa lähed reklaamiagentuuri, siis sa saad rikkaks ja elad hästi oma elupäevade lõpuni. Aga ühel hetkel selgus, et neid semiootikuid ei ole nagu kellelgi tarvis, sest tegelikult ei olnud ka keevitajaid tarvis ja õpetajaid ei olnud tarvis ja üldse kedagi ei olnud tarvis, eks ole. Et ma jõudsin sinna noor inimene tööturule niimoodi, et mind ei olnud vaja kellelgi. Ja siis ma võtsin pähe ikkagi selle, et võrgub ära, et kui mind ei ole tarvis keevitajaks või õpetajaks, et ma hakkan siis ikkagi nagu täiskohaga kirjanikuks. Et kui juba absurd, siis absurd lõpuni. Ja tagantjärele see õige valik. Aga kuna ma ei ole üksi, et kõik need, kes selle laulva revolutsiooni beebibuumi ajal sündisid 85–90, tulid tööturule sel ajal ja proovisid ka võib-olla sünnitada, eks ole, või jätsid sünnitamata sellepärast, et koondati ära näiteks. Et see on meie põlvkonna mingeid väärtushinnanguid ja arusaamist maailmast nii palju mõjutanud, et lihtsalt selle majanduskriisi kontekstis majandus kui niisugune huvitav. Ütlesid sa, et sa otsustasid hakata täiskohaga kirjandust tasus ära, järelikult sa oled siis saanud rikkaks, eks ole? Ei ole. Sealt samm edasi oli see, et ma otsustasin, et kuna mul see proosa nagu välja ei tule seal nullindate teises pooles, et ma hakkasin luuletajaks ja siis ma hakkasin täiskohaga luuletajaks. Niimoodi, mitte midagi muud ei tee, ma ainult hommikust õhtuni kirjutan luulet või õpin, kuidas luulet kirjutada. Loen ja matlin teisi autoreid. Ja kuna ma tol ajal elasin üksi ja minu üür oli 64 eurot, praegu tundub nagu täiesti jabur, eks ole, siis niimoodi, et kaks luulekokku aastas nagu täitsa elas ära tol ajal. Praegu ma ei kujuta, et keegi suudaks olla täiskohaga luuletaja. Ja veel üks asi, mille poolest sa paistad mulle olevat mitte päris tavaline Eesti autor või kultuuriinimene. Sinu suhtumine AIS on minu meelest uudishimulik ja mõistev ja pigem nagu seda asja uuriv, mitte kohe lambist hukka mõista. Lambist ei maksa midagi hukka mõista, aga ma arvan, et see uudishimulikkus jäi kuhugi sinna eelmisesse aastasse, kui veel tundus, et see on midagi uut huvitavat, süstib optimismi, tulevad mingisugused uued põnevad lahendused, aga nüüd, kui me arvan, et väga paljud neist lihtsalt upume selle tehisaru sodi sisse või see, mis on AIS lopp, et siis nagu tekib küsimus, et jah, et astronoomias kindlasti on AI vajalik, meditsiinis kindlasti on vajalik, eks ole, aga minu elus on nii palju lihtsalt visuaalset prügi, et kes, kuidas ja miks seda nagu rahastab. Või rahastatakse igasuguseid lollusi, aga kuidas see peaks nagu tagasi teenima. Sest keegi ei tee tehisarusid heast tahtest, see on investorite raha. Ja kui see ühel hetkel enam tagasi ei teeni,
siis need on meeletud summad, võib-olla on $1 trillion, mis on nagu kogu tehisaru arendamises. Et need väga palju raha lihtsalt haihtub. Kui see on mull ja järjest rohkem on mull, siis väga palju raha läheb kaotsi ja see sarnasus, mis on sajandi alguse selle dotcom buumiga, on järjest märgatavam, sest ka sajandi alguses olid firmad, mis eksisteerisid nagu ainult kodulehel, nad ei tootnud midagi, neil ei olnud mingisugust käivet, aga aktsiahinnad olid meeletud. Et ma ei taha olla see inimene, kes karjub hunt ja siis hunt ei tule, aga see sarnaselt on nagu olemas. Aga eks raha saates ongi ju kaotsi minna ja peagi, et selle eest on saadud nalja ja rõõmusat äraolemist. Aga milline on kirjaniku roll kogu selles just nimelt visuaalne müra, igast muud müra, poliitikat, värki. Kas või puht nii-öelda isiklikus plaanis, et tõesti, kui sul on väiksed lapsed, leida see aeg, et lugu nii-öelda oma peas lasta käia, siis leida see aeg, et ta kirja panna. Et kuidas sa leiad eneses selle oskuse või selle suune, et minna ja teha oma asja, mitte lasta ennast kõrvale meelitada nendest signaalidest, mis tulevad mujalt? Hea küsimus, ega väga hästi ei tea, aga mida rohkem on ümberringi kõike seda, millel nagu tähendust on vähe või ei ole, seda rohkem tahaks midagi tähenduslikku, tahaks neid samu keerulisi küsimusi, kuidas kirjutada Eesti lugu ainult nii. Ja võib-olla ka see, et mida keerulisem või segasem on see aeg, milles sa elad, seda pingsamalt sa otsid mingisuguseid paralleele või et kas varem on ka niimoodi olnud ja kui varem on niimoodi olnud, et mis siis tehti. Ja kui juba see hasart tekib või huvi tekib, küll see aeg tuleb, kas või öösel. Jah, sest et kõik signaalid või kõik asjad, mis kõrvalt tulevad, ei ole ka, ütleme, ma arvan, et see, et sul on väiksed lapsed, need andsid kindlasti raamatusse. Milline on näiteks sinu laste käpajälg või mingi muu jälg selles loos? Nad kindlasti nagu, see on nii, kellega sa koos elad või kes sulle oluline on, need kõik tahes või tahtnud, nad kuidagi tulevad ka teksti sisse, kas või kuskil mingisuguse vinetina, aga nad tulevad, see on fakt. Nad tulevad sellest, kuidas romaan nagu visuaalseks muutus sõjamõnde käpajälg. Et ta on selline, nagu ta on. Ja et ta on lihtne. Et ma neid keerulisi romaane, mida keegi väga ei loe, neid ma olen kirjutanud küll. Aga selleks, et kui ma lapsevanema aju õhtuks on moos. Ja kui ma siis lähen sinna oma tuppa ja hakkan kirjutama ja ma ei saa aru, mis ma olen kirjutanud eelmisel õhtul või mitu nädalat varem, siis see töö jääb seisma, et ma lihtsalt kukun teksti küljest lahti. Et sellepärast see pidi olema nii lihtne, nii puust ja punaseks kui võimalik, mis lõpuks tõi kaasa selle, et see käsikiri vist oli mingi 1 100 000 tähemärki tühikuteta. Kas sa sel perioodil lugesid lastele ette ka enne unejuttu? Olid nad siis veel liiga väikesed selleks? Ei, üks on 3, teine on 1,5, ma olin õnnelik, kui nad lihtsalt ära kukkus. Jaa, no selge, sest et sageli omaette dialoog tekib veel lugejal selle teosega, mida ta loeb. Ja see mõjub ju ka kuidagi teistmoodi, aga siis sinu jaoks oli see hetk lihtsalt, ütleme, kui pudilased uinusid, siis oli sinu jaoks päev tehtud. Ma arvan, et see, kuidas tegelased suhtuvad oma lastesse, et
see, lisaks sellele, et see on nagu Eesti lugu, on see ka lugu vanematest ja lastest ja sellest, kuidas oma segasevõitu argipäevas otsitakse oma last, kas otseses või kaudses tähenduses või kuidas lapsed igatsevad oma vanemad ühel või teisel kombel, et see on ka kindlasti, see on ka nende kätte. Ma täna käisin Selveris ja kuulsin ühte reklaami, mis ei räägi mitte võib-olla laste ja vanemate suhtest, vaid huvitav mudel, ta rääkis lapselapse ja vanaema suhtest. Ja reklaam kõlas niimoodi, et vanaema helistab lapselapsele, ütleb vanaema helistab lapselapsele, ütleb tule, ole hea lapselaps, tule mul appi, aita kardin maha võtta ja ära pesta. Lapselaps ütleb, vanaema kallis, ma ei saa tulla, aga on olemas üks firma, mis tuleb ja võtab sul kardile, sellest ka pesed ka ära, siis ma kuulin, mul hakkas nii õudselt kurb. Selles mõttes, et see, teadab, et kujutab nüüd sellist olukorda, vanaema helistab lapselapsele ja kuidas sa saad lapselapsega suhelda ja pannkookki teha, võib-olla see kardi pole üldse teema. Kardinad on ammu maha võetud. Jah, aga tahab lapselast näha või kui kardil on teema, siis meil teeme politsei ja kiirabi töös on kukkuv vanainimene kodus on ju kõige regulaarsem väljakutsega. Et ka siis firma tuleb ja tuleb aitab selle vanainimese püstiga, mis siis saab. Et see, mis sa räägid, see on väga sümptomaatiline sketš tänapäevast ja jällegi see raamat, just ma ütlesin, et kuidas lapsed otsivad vanemaid inimesed, mis otsivad üksteisega kontakti, see on ju jälle põhiline küsimus. Poedel ilma müüjateta jälle puudub kontakt. Siis ka meie vahel sageli on ekraanid või just nimelt see tehisaru või tont teab mis. See on ka kinnisvara küsimus, et kõige rohkem müüakse 2-3-toalisi kortereid, milles elutuba ja köök on koos, siis on nii-öelda lastetuba või lapsetuba ja siis lapsevanemate magamistuba. Et seda võimalust, et sinna panna üks vanavanem veel, kes elaks koos või et panna sinna 2 last või 3 last või 4 last, seda võimalust lihtsalt ei ole, aga suurem korter on ka suurusjärgu võrra kallim. Et see on, miks mind ka nagu kinnisvara huvitab, on see, kuidas see vormib meie perekondi praegu. Sest sa lihtsalt ei jaksa osta 4-5-toalist korterit, mis pealegi tavaliselt on nagu penthouse'id või sellised nagu luksuskorterid. Ja, mind ka kinnisvara teema huvitab õudselt pealt sellest tuntud, ma tahaks küsida, et mis takistab ehitada köögi ja elutoa vahele seina? Sina kui seda teema tulid, oskate mulle öelda, mis asi see on, miks peetakse oluliseks, et köök oleks elutoaga samas sektoris. Ma tean, et kui 90 aastal tuli, siis tundus see kuidagi soomelik, et me võtame elutoas seina vahe ühendame selle köögi. See on jube ju, see on haige idee täiesti. See on täiesti kohutav. Jah, minu põlvkonnale veel köök on selline nagu püha koht, kus istutakse ja arutatakse maailma asju ja köögis ei ole telekat ja köögis uks käib kinni ikkagi. Ja see, issi on oma sõbraga köögis. Lapsed ise ka. Issi tuleb sealt 2 päeva pärast veel. Aga see, olen küsinud ühe kinnisvara arendaja käest ja ta ütleb, et see on lihtsalt moodne. Mis on seda kinnisvara arendajad näeb, et on ka teistsugused seisukohti? Aga see on jälle mingisugune ajamärk, see on ühest küljest tegelikult jälle odavus. Tegelikult vist hoitakse selle seinakese arvel midagi kokku. Sa saad korterile ruutmeetreid juurde, sest kui see sein oleks, ütleme, 30 centimeetrit paks ja 4 meetrit pikk, siis ma ei viitsi praegu korrutada, aga sa saad sealt ikkagi mitu head ruutmeetrit. Ma arvan, et me võiksime tegelikult ju veel kinnisvara teemadel, me võiksime tegelikult arutada seda, miks on vaja ehitada aknaid maast laeni. Ja näiteks need suvel ja eriti kui lõunavald aknad, et päike tuleb ja laamendab, aga me ei räägi sellest, et ma arvan, et see on teeb, me räägime sellest kindlasti kunagi järgmine kord, kui me selle tee juurde naaseme. Aga sa mainisid väga huvitatud asja, just mõttes, sa kirjutasid seda palju ümber, sa kärpisid seda palju. Oled sa selline nagu koostöö valmis autor, kas näiteks iseendaga, oli sul toimetaja, kuidas see, ütleme see 6. versioon, mis nüüd siis lõpuks jõudis siia, kuidas see valmis? Ei ole 6. versioon, ma arvan, et neid nagu mustandeid lõpuks
lõpuks oli vist äkki 12. Lihtsalt kirjutad läbi ja ümber ja see, et ma olen kirjutanud luulet ja luulet nagu õppinud lihtsalt lugemise kaudu. See aitas väga palju, et oli mingisugune hirmus pikk looduskirjeldus, 20 lehekülge, mis lõpuks sellest jäi alles 2 rida. Juulikuu Eestimaal, poovihm ja toonekured, surnud parmutükid higisel peopesel. Ja võtadki kogu Juulikuu Eestimaal kokku, et sul ei ole 20 lehekülge vaja vahutada, kuidas see juulikuu on. Aga minu enda jaoks alguses oli vaja seda, et ma kirjutan lahti seda, et mismoodi see nagu olustik seal on ja kuidas, mis see situatsioon on ja hopsti 20 lehekülge läks. No ja ma arvan, et see on just nimelt, nagu sa ütlesid, see on vajalik, et kas või selleks, et ennast käima saada või see lugu käima saada. Sa oleks võid seda, kui oleks Victor Hugo alles, oleks võid talle öelda, et Victor Hugo oleks võid kirjeldusi kõvasti vähemaks võtta. Aga samas jällegi, see oli teine aeg, inimestel oli rohkem aega, lõpuks maksti ka mahu pealt, eks ole, lihtsalt kuidagi niimoodi see asi käis. Lõpuks maksti mahu pealt või maksti selle pealt mitu Balzaci romaanid on seriaalid, nad on Netflixi seriaalid, ilmusid ajakirjas nüüd ja siis ma ei tea, või tihti nädala pärast või millal ja mida rohkem ta kirjutas, seda pikem oli seriaal, seda rohkem talle maksti selle pealt, aga jah, romaan ei ole seriaal. Väsinud valguse teooria, me ei ole rääkinud pealkirjast, aga ega sellest ju sageli kõik asjad raamatute puhul ju algavad. Kui sa asusid seda lugu kirjutama, oli sul pealkiri olemas? Ei ole. Mis selle faili nimi oli, päris esimese faili, kas sa kirjutad paberi, kirjutad arvutit, kuidas sa üldse tehniliselt seda tegid? Mis sul esimese faili nimi oli, mäletad sa seda? Erilase paber. Aga see, et see pealkiri just on väsinud valguse teooria, see pealkiri tuli ühe ajakirjaniku sotsiaalmeediast, ta seal kirjutas, et kui keegi kirjutaks romaani, mille pealkiri on väsinud valguse teooria, siis ta kindlasti loeks seda. Aga see, ja siis ma kohe ütlesin talle, et aitäh. Aga see temaatika oli selles nagu käsikirjas juba enne olemas. Käsikiri, võib-olla oli 200 lehekülge, aga mind väga huvitavad sellised teadusteooriad, mis enam ei ole kuidagi pädevad või see, kuidas me suurte teadlaste ja filosoofide elus käime sobrama, siis valime välja nagu sellised asjad, mis on nagu kõige etteemad, et Descartesi panust matemaatikasse või teadusesse keegi nagu ei saa nagu üle hinnata, aga samas see, mis ta kirjutab selle kohta, kus käbikehas asub inimese hing, täiesti ebateaduslik meetod, kus ta üldse võtab selle, ta ei lahanud kedagi minu teada, eks ole, või see, et Newton oli lisaks kõigele muule, kes ta oli ta ka alkeemik ja siis, kui ta ei pannud valgusvihku prismasid, siis ta üritas kuulda teha. Et me nagu selle vaikime maha, et on ikkagi Newton, ära seda ütle palju häälega. Aga väsinud valguse teooria oli päriselt teooria, mis umbes täpselt 100 aastat tagasi korraks tekkis. Küsimus oli selles, et miks need tähed, mis on kuskil kaugel, tunduvad meile punased. Ja siis äkki tema nimi oli Fritz Zwicky, kes pakkus välja teooria, et kui kuskilt miljardi valgusaasta kauguselt see valgus tuleb meie juurde, et ta kaotab energiat ja sellepärast ta tundub punane. Aga siis suht kohe paar nädalat hiljem Zwicky ütles, et see on ikka, ei poisid, see on ikka jama. Ja siis Edwin Hubble ütles, või tuli välja nagu punanihke teooriaga, et täht lihtsalt kaugeneb neist. Ja mida kaugemal täht on
seda kiiremini ta meist kaugeneb. Ja kui me mõõdame seda, kui punane see täht on, siis me saame aru, kui kaugel ta on, kui kiiresti ta liigub ja kõike seda, eks ole. Aga siis ma proovisin selle nagu suhtelisuse panna nagu inimese elu konteksti ja mõtlesin niimoodi, et kas mina olen siin olevikus paigal ja mineviku sündmus on see, mis minust kaugeneb. Või vastupidi, see mineviku sündmus on seal, kus ta minust jäi ja mina kaugenen temast. Et kui valgus omandab mingisuguse teise spektri värvi vastavalt sellele, kuidas ta liigub, et kuidas meie mälestused kuidas me suhestume oma mälestustega, kuidas me mäletame. Et teinekord mingisugune sündmus, mis tõesti juhtus 10 aastat tagasi või 20 aastat tagasi, sa tõstad poekotte autosse ja siis jääd seisma ja sul tulevad need samad emotsioonid, samad aistingud mingil põhjusel. Su aju on hetkeks veendunud, et sa oled selles hetkes, mis oli 10 aastat tagasi või 20 aastat tagasi. Ja täna raadios seda ütlen kõigile veel, et see raamat ei räägi füüsikast, siin ei ole mitte ühtegi valemit, ühes raamatus on ja see ei ole ka raamat, kus ma üritan hullult tarka panna, aga taustal see küsimus, et kuidas me mäletame ja mida me mäletame ja kuidas meie mälestused neid mõjutavad, see küsimus on vist kõigi tegelaste juures läbiv, mitte läbi. See küsimus ongi üks küsimus, mida me aeg-ajalt endiselt kõik küsime, aga on meil praegu küsimusi Laurile? Praegu on Arudele võimalus küsida. Ärge küsige, millest see raamat räägib. Minu meelest lihtsalt on nii mõnus kuulata ühte arukat olendit rääkimas. Kas räägib veel? Ma arvan, et eks tuleb ka selline mitteametlik sektsioon, kus inimesed saavad esitada ka privaatselt küsimusi, aga ma küsin siis niimoodi, et sa ütlesid, et nüüd on raamat on ilmunud, sa ütled, et sa oled sellest juba kaugel eemal, nagu see kunagi võib-olla tuleb see mälestus sulle tagasi, kus sa olid selle raamatu juures. Aga millega sa praegu tegeled, mis on sinu praegu hetkel see töö kirjanikuna, mida sa teed? Kirjutan uut romaani, mis just räägib aistingutest ja sellest, kuidas, mis oli koroona ajal see nagu ümberlülitus, mis tekkis, et maailm muutus hästi visuaalseks. Paratamatult me suhtlesime Zoomi teel ja nii edasi. Ja see oli parim võimalik lahendus, kui sa tahtsid ellu jääda. Aga kõik need aistingud, et kuidas me haistame teist inimest. Me ei tea, et me nuusutame teisi inimesi, me kogu aeg nuusutame. Ja me kombime ennast, me kombime teisi inimesi paratamatult, aga nüüd ka erinevate tehisarudega maailm on muutunud nagu veel visuaalsemaks. Et mind hakkas huvitama see, milline see maailm praegu on, kui ongi sa poes ei pea nuusutama müüjat. Mitte, et sa iga päev nuusutaksid müüjat, aga sa alateadlikult enda teadmata seda ikkagi teed. Seda romaani kirjutan praegu Tartu Uule teatrile, kirjutasin näidendi. Andres Aadel lavastab seda ja veebruaris, 27. veebruar on esietendus. Ühte näidendit kirjutan veel, lavastama hakkan. Tööd on palju.
kuidas sa hoiad lahus, ütleme näiteks töös olevat näidendit ja töös olevat romaani, lisaks veel üks 1,5-aastane, 3-aastane, kes sul seal, kes sul tulevad ja nõuavad oma. Nad annavad ainest, et näidend peab olema pigem nagu sündmusele orienteeritud, et mis seal laval siis juhtub, eks ole. Romaanis sul on natukene vabamad käed, et see lavastus, ma vist võin sellest rääkida, see näeb välja niimoodi, et inimestel on silmaklapid peas ja kõrvaklapid. Niimoodi, et nad ei näe teisi inimesi ja see teema on üsnagi seesama, et kui meilt võtta nägemine ära, see meil, mille me oleme nii teravaks endale harjutanud koroona ajal ja pärast seda koroonat, et mida me siis nagu üldse tajume, et kui minuga on samas ruumis, samas saalis on 100 inimest, kuidas ma tajun neid. Ja see on ka romaani aines, selles mõttes täiendav. No aga siis on niimoodi, et ma soovin lugejatele, sest et kõigil meil on veel see teekond ees jõuda selle raamatu lõpulehekülgedele ja käia tegelastega see teekond läbi. Ma arvan, et see teekond on põnev ja väga huvitav ja räägib meil on nii mõndagi meist enestest enne kõikest. Kui me loeme romaani, siis me tegelikult romaan loeb meid endid. Daamid ja härrad, ja siin on valguse teooria, Raul Riismaa. Kus te saate paluda autogrammi, kuna mina autorile lähedal istuv isikuna kasutan seda privileegi, et küsin kohe.